kell on täpselt 11.15 ja tere, oleme PRIA 25+ konverentsil. Mina olen Anton, olen siis tänase vestluse moderaator. Räägime täppispõllumajandus teravilja kasvatuses, rõhk võib-olla rohkem, kuidas teha esimesed sammud targalt, kuidas jõuda täppispõllumajanduseni, et kuidas alustada nii, et oleks kasu ja mitte üle jõu käiv. Kui tekib küsimusi siin jooksvalt, siin arutelu käigus saalis, kuna see on arutelu, siis küsige kohe, andke käega märku, võtame vahele ja proovime siis nendele vastused anda. Ja tänased osalejad tutvustavad ennast ise, et nimi ja millega siis tegelevad, kuidas siis seotud täppispõllumajandusega. Ja alustame, Andres, sinust. Ja, tere kõigil minu poolt. Et minu nimi on Andres Kirsipuu. Olen ettevõtte Exal Agro omanik ja me tegeleme teravilja kasvatusega siit kaugel Läänemaal. Kokku on haritavat pinda nüüdseks juba 1800 ja täppisviljelusega kui sellisega alustasin äkki juba 2017. Et mingi väike kogemus on nüüd. Tervist, mina olen Meit Jürgens, tulen ettevõttest Agricon. Pakume, kes veel ei tea, siis pakume põllumeestele agronoomilist nõu ja et nõu anda, siis peab koguma ka usaldusväärsed andmed. Ehk siis me esmalt kogume andmed, vaatame neile otsa ja siis koos põllumehega hakkame toimetama. Et põhimõtteliselt pakume täppisviljeluse lahendusi mullaproovidest kuni sensorite, seadmete, andmehalduseni välja, mis sisaldab nii põhiväetamist, lämmastikuga väetamist, taimekaitset kui ka siis andmehaldust. Ja Eesti turul juba 13 aastat ja põllumehi on meil kuskil 100 000 hektari mahuga, selles suhtes, et päris palju. Tervist, minu nimi on Kristjan Ruusamäe, olen Vihuri OÜ tegevjuht ja Vihuri tegeleb John Deere masinate maale toomisega, tarkade masinate maale toomisega, et meil endale meeldib öelda, et ega me traktorid juba ammu enam ei müü. Müüme vahendeid, millega saab põldudelt andmeid koristada, on see siis kombain või traktor ja tulevikus ka need andmed. Nagu Meit ütles, et kõigepealt tuleb need andmed kokku koguda ja siis saab sealt pealt ka otsuseid teha, et tulevikus need andmed muutuvad oluliseks osaks. Nii et ma loodan, et tuleb meil täna asjalik diskussioon, vaatan, et huvi on väga suur. Nii et... Jah, huvi paistab ja inimesi tuleb juurde. Aga võib-olla alustuseks räägiks siis sellest, et millest siis täppispõllumajandusega alustada, et mis oleks need esimesed sammud ja vajalik baas, et võib-olla siis äkki jälle Andres alustaks, et kuidas ta alustas ja et kas kohe kõikide põldudega ja kõikide tööriistadega või siis ikkagi samm-sammult, kuidas see algus üldse välja nägi? Jah, et ütleme niimoodi, et ma veel nimetan ennast nagu nooremaks põllumeheks, et vanus tiksub küll peale, aga hetkel veel tunnen ennast noorena. Et alustasin mina 2017 nagu sellisest aktiivsemat teravilja kasvatust ja YouTube, internet, kõik on täis ägedaid videosi, uued tehnoloogiad, asjad ja hakkasin ka vaatama. Et põhiliselt tegelikult, kuidas nagu alustada, no esimene, ütleme, alustus on kindlasti GPS automaatroolimine, et sellega me alustasime 2017 ja kohe sellega tuli ka sektsiooni juhtimisega külvik. Siis sai juba, ütleme, sealt edasi on kõik traktorid tulnud GPS automaatroolimisega, RTK litsensiga, ehk siis see tegi juba nagu asja täpsemaks. Edasi läksime väetise külviku ja pritsi uuendamise peale, et saaks sektsiooni juhtimise. See on nii-öelda juba natuke järgmine etapp sellest täpsusest, et mitte ei pane ise kinni või operaator ei pane ise kinni, ise lahti, vaid süsteem teeb ise sinu eest ära töö. Ja siis tuulasin internetis, et ma ei tea, mitmes Meit ma olin, kes Eestis sensori ostis,
ostsin siis Meidu käest N-sensori siin juba 2000 ka, ma ei tea, 19, 18 suht ammu ikkagi juba. Ja hakkasime sellega pusima ja koos paralleelselt hakkasime pusima siis nii-öelda mullaproovidega ehk siis nii-öelda asukohapõhise ja muut normiga väetamise nimel. Ehk siis see sama ka, mis meid pakub. Ja alustasime alguses väiksemas pinnas, et vaadata, kuidas see asi nagu toimima hakkab. Ja nüüd tänaseks oleme siis seda tegutsenud siin juba äkki 5 aastat. Jah, nüüd ongi, ütleme, sügisel sai võetud teise ringi juba proovid, et nüüd näeb ära, et kuidas vahepealne väetamine, kõik see on nagu seda põlluühtlikkust ja seda nagu muutnud. Et ma ütleks kokkuvõtvalt, et tuleb alustada väikses mahus, otsas ja tegelikult peaks kas siis ettevõtte agronoom, ettevõtte juht, tehnikajuht, kõik see olema nagu ikkagi pundis, et need süsteemid ei tööta kunagi nii, et ostetakse traktor, mis on GPS juhtimisega või sektsiooni juhtimisega midagi ja kui seda tausta või seda huvi ei ole, et see asi oma selgeks teha, töömessel selgeks teha, need asjad ei toimi iseenesest. Jah, Meit äkki võib-olla räägid siis, et kas esimese asjana või peaks siis olema traktor, millel on siis nii-öelda GPS peal või võiks juba ette nagu mullaproovid ära tellida ja hakata sealt poolt vaatama väetussoovitused? Kusjuures ma lihtsalt lisaks Andresele, et tegelikult peab alustama sellest, et motivatsioon on põllumehel edasi areneda, et olla efektiivsem, olla kasumlikum. Et ega ma võin minna põllumehe juurde, aga kui sealt poolt seda motivatsiooni või huvi ei ole, et siis tegelikult sellest asjast midagi välja ei tule. Ja pigem ongi see, et põllumehega maha istuda esmalt ja arutada, et mis on tema soov ja kui ta ise ei ole motiveeritud, siis kas keegi ettevõttest on huvitatud sellega tegelema, sest tänasel hetkel ettevõtted on väga erineva suurusega, nagu me nägime esimesel ettekandel, et on need hobipõllumehed, siis on professionaalid ja suured tööstused, et tegelikult kõigile peab natukese teistmoodi lähenema. Ja ühine nimetaja on ikkagi see motivatsioon ettevõtte seest. Et paratamatult täppisviljelus nõuab natukese teistsugust lähenemist, protsesse ümber hinnata ja võib-olla ka need plaanid, mis sa talvel tegid, kuulasid kuskil seminaridel, siis sa operatiivselt pead hooaja jooksul neid muutma. Ma tahtsin tegelikult täpselt sama lisada, et see, kust alustada, tuleb hakata oma peast pihta, et ma teen selle otsuse, et ma tahan sellesse maailma süveneda, need asjad endale selgeks teha, tegelikult vaadata oma masinapargis ringi, et millisel tasemel kindlasti on juba ostetud erinevaid seadmeid, automaattroolimised, sektsiooni kontrollid siin juba sai mainitud, aga kuidas need kõik koos nagu tööle panna ja tegelikult ka lõplik osa sealt, et kuidas need andmed sealt kätte saada või kuhu need andmed talletada ja siis nende andmetega ka midagi pärast peale hakata. Et kõige lihtsam on öelda, et alustada tegelikult põllupiiridest. Ma ikkagi hakkan nendest kihtidest tulema, et kui me käime masinaid seadistamas, üle vaatamas, siis on meil ettevõtteid, kus on, ma ei tea, 1000 hektarit maad, aga 5000 hektari jagu piire, kui sa puldist selle lahti teed. Et tegelikult on kõik põllud on ilusti kaardistatud, aga iga operaator teab seda põldu oma nimega ja teise nimega, et hakkame sealt algusest pihta, et teeme selle pildi selgeks. RTK põhised piirid, et siis saab neid aastast aastasse korrata, ei pea neid ümber joonistama. Mul on hea meel, et PRIA ka on liikumas sinna suunas, et ka toetuse aluseks neid piire siis edaspidi kasutada, et ei pea kuskil käsitsi joonistama, saad masinast võtta piirid ja need ka PRIA-le esitada. Et sealt tuleb see pihta hakata ja sealt tulevad edasi siis juba, ma ütleks, mullaproovid ja kogu see muu taimekaitsekihid ja väetamise kihid ja muud normid sinna juurde, et see on siuke pikk protsess, et seal eelmises aianduse plokis või ettekandes oli väga hea see automatiseerimise näited, aga neid nüüd skaleerida suurele põllule ja 1000 hektaritele, see on see väljakutse, et tuleb ikkagi algusest alustada. Et siis ikkagi piirid paika ja siis muu nii-öelda oluline.
et jah, PRIAs saab pindala toetuseks kasutada ka sisse sõidetud põllupiire. Võib-olla kõige parem või mugavam kasutada on just, kui on uus põld, et piire ei ole üldse, siis on võimalik shapefile'ina selle üles laadida. Et John Deere'i failiga oleme me katsetanud ja see on nagu töötanud. Seal on oma tagad, et seda on vaja kindlasti edasi arendada, aga ikkagist, et täna on see võimalus olemas. Ja kui lähme siis teemaga edasi, et võib-olla selline koht, mida arutada, et kuidas saab siis andmetest otsus, et palju peab sellele tegema eeltööd, kas täna on juba lahendused, kus saab AI tehisintellekti kasutada, et otsuste tegemiseks, et minust on, kui sa sealt täppisviljelust teed, siis sa pead ju päris palju töid ette valmistama nagu arvutis ette ära, palju see nagu hooaega võib-olla segab ja kui lihtne on neid otsuseid siis pärast hooajal nagu muuta või ja nii edasi, et midagi sellist, et Andres, võib-olla jälle alustame sinust. No ütleme niimoodi, et nii-öelda peas tundub kõik ilus, teed plaani ka, on ka ilus ja siis tuleb kevad kätte, kevad lõhnad, asjad ei jookse nii nagu plaanid ja lõpuks läheb ikka 200 kilo hektarile ja läheb üle vaata, aga noh, võttes kokku selle, et tegelikult see kogu see täppisviljeluse temaatika ja kõik see eeldabki nagu, kontoritööd tuleb kõvasti juurde. Sa töötadki seal rohkem plaane läbi, sa teed erinevaid, ütleme, väetusskeeme, taimekaitseskeeme vastavalt põllule, vastavalt, ütleme, potentsiaalsele saagikusele, vastavalt kultuurile. Et seda tööd tuleb kõvasti juurde ja noh, see ongi nagu selline, ütleme siis lisakoormus, mis sellega nagu kaasneb, et noh, muidu ongi lihtne, et tõesti 100 hektarit nisu, korrutad 200-ga läbi, saad väetise koguse teada ja tuld on ja pole rohkem, on teema lõpetatud, aga meie ettevõttes, mu kolleeg Madis on ka siin, et me põhimõtteliselt talvel töötame kõiki neid mullaproove asju läbi, vaatame ühte, teist ja kolmandat pidi, kuidas teha ja siis, et kuidas seda siis kevadel ka nii-öelda põllule viia. Ja noh, vahepeal ongi probleemiks tulnud see, et kus nagu teed seal plaani ära, kõik on okei, aga kui tehnika oma vahel ei suhtle, ütleme, et siin John Deere'i traktor ja Amazoni väetisekülvik ja mis iganes, noh, seal läheb juba keeruliseks, et kõik nagu tootjad vaatavad ikkagi rohkem nagu oma vaatevinklist neid asju. Töötab väga hästi. Töötab väga hästi, jah. Et noh, algusaastast rääkides, et meil oli Amazoni väetisekülvik ja Fendi traktor ja selle algus käima saamiseks ei olnud päris nii, et paned press enter ja go, et seal pidi neid kaarte ikkagi ühte, teist ja kolmandat pidi lõpuks läbi tegema. Aga saime korda, tähtis on tugi, tähtis on, et kõik oleks kaasas. Ja kuidas neid andmeid nagu siis nii-öelda kasutada saab, noh tegelikult neid saab kasutada ääretult palju, et noh, ütleme, kasutusvõimalus on tegelikult piiritud, et kui süviti sa tahad minna, et mis on see otstarbekas. Et tuleb leida endale selline kuldne kesktee ja siis tegutseda. Aga kas ma ei tea, kas sa enne mainisid, et kui suur ettevõtte sul on, palju sul hektareid on? 1800. Kas sellel nagu peaks sellel telemaatik või selle täppispõllumajanduse peale eraldi inimene tööl olema või kuidas sa nagu tunnetad või jõuab ikkagi see nii-öelda ettevõtte juht või agronoom selle asja ära hoomata? Noh, eks selleks ongi see, et tuleb seda aega nagu võtta ja kui seal ka toodi näidet sellest sealt eelmisest ettekandjast, kes seal näitasid, noh, aeg kulub ikka kuhugi ära, et isegi kui sa jätad omale aega, siis pukid selle mingeid muid asju täis. Aga eks see, kuidas ma ütlen, aasta-aastalt on see läinud nagu keerulisemaks, sest kui me täna siin oleme PRIA konverentsil, siis tahtmata neid PRIA nõuded on juures, kõiki muid nõudeid, bürokraatiat, asju, et täna meie Madisega oleme siis meie ettevõttes kahekesti, kes siis teeme seda haldust. Et noh,
kui tahta seda täppisviljelust nagu süviti veel teha, et võib-olla peab kedagi veel nagu juurde vaatama. Aga kas areng ei ole piisavalt nagu edasi läinud, et nüüd need otsused ja muutused kiiremini nagu käivad, et ütleme, seda sama AI-d ei saa kasutada, et ta seal mingi osa tööst ära teeb või mingid andmed ära sisestab või ma ei tea, midagi sellist. Selle AI-ga on niisugune tore asi, et täna vist, kui ringi guugeldada või iga teine startup on AI ja siin Priias oli juba AI ja kõik, et tegelikult kuskil oli uuring, suur ettevõtte tegi, et 10 AI projektist 9 ebaõnnestub, selle integratsioonist. Et te võite proovida ka, ChatGPT-sse pange oma andmed sisse, las ta söödab teile neid Excelid asju, sa pead selle pärast nii palju ise üle käima, et see ei ole veel seal maal. Et kindlasti see on tulevik, aga täna veel ma ei näe seda, et seda saaks nagu nii süviti nagu kasutada. Et tõesti, mingite asjade puhul on ta väga hea, aga jah, praegu mina veel ei näe. Ma lisaks selle nii-öelda AI või tehisintellekti, kuidas iganes me nüüd eesti keeles seda nimetama peame, et me võib-olla hüppame liiga sinna otsa ära selle, et tuleb tehisintellekt ja hakkab otsustama, tegelikult sa pead sinna andma kvaliteetsed andmed ja sul nagu neid andmeid ei ole. Sellepärast ma räägingi, et me oleme täna ikkagi seal, kus me hakkame põllupiiridest pihta, teeme need korda, teeme mullaproovid ära, teeme kõik need kihid ära, kogume saagikuse andmed, et ma ei tea, kas sina näiteks, ma ei tea, kuidas sul täna see hooaeg saagikuse mõttes läks, jäid sa rahule, et kui sa said madalama saagi. Ma olen Läänemaal. Et kui sa said madalama saagi, kui sa nagu ootasid, et kas sul on andmed, mille pealt sa saad öelda, et kuhu see saak jäi? Et on sul olemas, ma lihtsalt küsin nagu niipidi, et on sul ilmaandmeid, on sul mullaandmeid, on sul pritsimise kaart, on sul saagikuse kaart, kus sa saad öelda, et siin ma tegin õigesti, aga nüüd siin oleks pidanud tegema teistmoodi, on mõju. See on see andmete nii-öelda kasutamine. Ma vastan korra siia kiirelt, et jah, mul on ilmajaamad on kasutusel, saagikaardid on kasutusel, pritsimiskaardid joonistab välja, külvikukaart joonistab välja, kõik joonistab välja, aga ma arvan, sellele küsimusel, kuhu see saak jäi, oskavad siin need metki inimesed ja võib-olla need rohkem vastata, et täna see saak ei jäänud põllumehe tegemata töö taha. No ma arvan, et seal mingi agronoomiline konks on ju sees, selles mõttes, et sa pead ju sealt andmete pealt saama nii-öelda teha mingi otsuse, et mis ma sarnases olukorras peaks saama teistmoodi teha, et ma arvan, et sa toimetad päris hästi, kui sul need kaardid on olemas ja sa saad sealt seda andmeid kätte, et sellel oleks huvitav maha istuda ja vaadata seda nii-öelda agronoomilise pilguga, et siin ma tegin õigesti, ilmakaart, mullakaart, temperatuurid, kõik olid õiged. Äkki oleks pidanud tegema midagi rohkem, midagi vähem, et selles mõttes see on see koht on ju. Aga küsiks veel, Kristjan, sinu käest, et kuidas need näiteks väärtussoovitused integreeruvad siis John Deere traktoritega, kas seal on mingeid probleeme, takistusi, kas teise traktorist põllupiirid millegi pärast peab seal kuidagi ümber modifitseerima ja need ei sobi näiteks traktorisse, kas neid muresid, üldiselt konkreetselt ei pea mingit, aga üldiselt, kas need asjad täna nagu toimivad, et siin ennem toodi näide, et see Amazoni traktor või see Amazoni külvik ei ühildunud traktoriga, et palju neid muresid on? Ühildumiste küsimustest ma võin siin järgmised tund aega rääkida või päeva lõpuni, kuidas neid lahendada peaks. Aga John Deere oma süsteemidega on läinud seda teed, et teha integratsioonid kõikide nii-öelda suurte või suuremate teenusepakkujatega, on see Agriportiga olemas ilusti liidestus, Yara AdFarmi kasutus, ja kõik need asjad muidugi vajavad eraldi süvenemist, on ju, aga kui sa nii-öelda teed selle väetuse kaardi või väetusplaani valmis, siis see masinasse saamine ja selle nii-öelda elluviimine on äärmiselt lihtne. Ma ei tea, Meit, kuidas sul see kogemus on, et sa neid saadad seal päris palju? No ma võin öelda, et 13 aastat tagasi ma käisin põllumehe juurest põllumehe juurde enda terminaliga, et ta saaks ära laotada, eks ole, kaardid teha. Tänasel hetkel ütleme nii, et 90% põllumajandusettevõtetest on valmidust kõik olemas, lihtsalt vaja andmeid ja sõida. Et paljud ei tea isegi, et neil on kogu see investeering tehtud, aga nad ei rakenda, ei realiseeri seda. Tulles veel tagasi siia, et need provokatiivsed küsimused, mis olid, et
et väga lihtne oleks AI-le kõik asjad sisse anda, nii nagu tõlgitakse neid tekste ja igasuguseid muid asju, mis siin enamus kasutavad arvatavasti. Aga põllumajandus, see on niivõrd kompleksne, et esiteks juba andmed on need andmed, mida sa kogud ette, ehk siis mulla andmed ja siis sa planeerid seda, ehk siis põllumees peab eelnevalt tegema tööprotsessid juba ära. Siis tulevad andmed, mis on vegetatsiooniperioodi jooksul, ilmastik. Eesti on väike riik, aga vaata, kui erinev ilmastik, et seal on need muutused. Ja kui nüüd keegi ütleb, et AI teab juba neid kõiki vastuseid, kuidas teha, no siis super. Ma arvan, et see inimene ei ole hetkel siin ruumis, ta on kuskil mujal, eks ole. Aga lihtsalt see ongi, et mis on täppisviljelus selline nagu mitte definitsioon üks ühele, vaid sihuke laiem mõte on see, et läbi täppisviljeluse me näeme rohkem, me kuuleme rohkem, me mõistame paremini taimekasvatusprotsesse, me saame võtta kiiremaid otsuseid, samal ajal olla keskkonnasõbralikumad, säästes keskkonda, saades suuremaid saake, vähendades ajakulu ja ollagi parem inimene, eks ole. Et see on nagu selle asja mõte, aga me ei ole veel jõudnud sinna lõppu. Et me tegelikult iga aasta jälle istume maha ja vaatame, ahah, näed, aga nüüd meil on andmed, eks ole. Tihti tehti ju mullaproove ka ju PRIA jaoks. Ma tahtsin just siia lisada, et tõstke käed need, kes PRIA jaoks võib-olla mullaproove teevad, mitte enda jaoks. Neid kutsuti kunagi PRIA proovideks ka, et põllumeeste seas. Aga AI mõte ei olnud see, et AI teeks nagu mingi otsuse, vaid minu mõte oli see, et näiteks tehnoradadega ju kannatab nii palju kokku hoida, et kui seal inimene seal mõtleb mingisugused suunad välja, et kuidas need tehnaradu peale joonistab või siis AI, võib-olla AI-l on nagu seal eelis ja samamoodi on näiteks mingid tööde ettevalmistusega, ehk siis on võimalik läbi AI, ma ei tea, näiteks ühel traktorile planeerida, ma ei tea, mingid tööd, et ta teeks selle eeltäitmise ära, aga mitte otsustust ma ei pidanud kui silmas. Aga Meit, tulles sinu juurde tagasi, räägiks korra sellest väärtussoovitusest, et see, mis te pakute, et kas see on siis ajas muutub, nagu ennem oli, et ilm paneb saagi nagu paika. Kas te selle järgi siis korrigeerite ka selle väärtussoovituse? Võib-olla on veel midagi, mille järgi korrigeeritakse ja kui operatiivne see on? Väetussoovitus, mis on väetis, ma küsin. Kas väetis on fosfor, väetis on lämmastik, väetis on kaltsium, et tegelikult nad kõik tahavad erinevat lähenemist. Et mullaproovide alusel me saame need põhielemendid paika ja seda me saamegi eelnevalt planeerida. On see siis lupjamine, kaltsium, magneesium, fosfor. Et tänasel hetkel on meil Eestis METK, eks ole, kes annab neid soovitusi ja siis enamasti nendest me lähtumegi. Et lämmastiku puhul, lämmastik on niivõrd liikuv ja lämmastik jaguneb veel erinevateks vormideks, et kui me siin täna mõtleme, et mis me homme või uuel aastal lämmastiku normiga teeme, siis tegelikult mõttetu diskussioon. Et tegelikult me peame vaatama, mis hooaeg toob ja äkki me teeme ühe ringi veel lämmastikuga väetamist, võib-olla me jätame üldse ära, et need on tegelikult nii erinevad lähenemised ja põllumees peabki olema nagu meesorkester, et suutma neid asju toimetada. Ma ei tea, kas ma vastasin su küsimusele, vist ei vastanud otseselt, jah? Vist ei vastanud, jah. et tegelikult, kui me läheme mingi toitelemendiga või millegiga väga detailseks, siis seal paratamatult iga põllunurk vajab erinevat lähenemist. Aga lihtsalt niisama me ei saa toimetada nii nagu vanasti. Meil oli 10 hektarit maad ja siis sa käisid selle maalapi läbi. Tänasel hetkel 1800 hektarit, kuidagi peab seda haldama. Ja see tulebki tänu tarkvarale ja targale tehnikale. Ehk siis tehnika suudab rakendada meie otsuseid põllu peal ja samal ajal ta kogub jälle infot, et me saaksime jälle teha analüüsi ja edasi liikuda. Okay. Aga täpsus saab alati täpsemaks selles suhtes. Aga Andres, võib-olla ütled sina, et palju sa nagu väärtusplaani hooaja sees nagu muudad tulenevalt siis ilmale ja kõigele muule? Eks ikka muudan, aga ega põhiväetamise paned ikkagi talvel paika, et fosforkaali, magneesium, kompleksväetis, kas siis ütleme koos või siis eraldi need fosforkaali, magneesium. Aga hooaja
toojasiseselt mina teen lämmastikuga neid otsuseid, et kas panen natuke juurde, vaatan, kuidas see põllupilt on, korrigeerin norme vastavalt, ütleme, ilmaprognoosile, vastavalt mullaniiskusele, kõigele sellele. Et selle sensoriga on, selle nii-öelda N-sensoriga siis on hästi hea teha seda, et mina tegin see kevad 2 korda, lihtsalt paningi 20-30 kilo N-i tegevaines, sutsutasin peale, ja ta ühtlustab selle põllu väga hästi ära. Et kõik on täpselt siuke nagu vajaduspõhine, et osalt on see, et tahan tegeleda täppisviljelusega, teiselt on ka see, et majanduslik olukord sunnib ka seda tegema, et ei saa enam panna puusalt. Okei, ja lähme siis äkki selliselt edasi, et mis on siis reaalsed takistused ja õppetunnid, et kas põllumehed kardavad liialt keerulisest või on ajamahukas ja et mis päriselt raskeks osutub, et kas siis on leida investeeringud, et tehnika on nii kallis või siis ikkagi aega, et sellega nagu tegeleda, et mis on nagu suuremad hirmud, et Kristjan, äkki sina klientide vaatest, kes sul kliendid on, et saad natuke kommenteerida seda? Hirmud, seda peab võib-olla laiemalt põllumeeste käest küsima, et me siin mõned aastad tagasi sai tehtud ka ühe teise projekti raames küsitlus ja toodi need täpselt samad asjad välja, et tehnika on kallis. Tegelikult ma julgen väita, et päris palju seda tehnikat on sul hoovi peal juba olemas. Mine lihtsalt vaata, mis seal sees on, kuidas need ühildama panna, see sama Amazon Fendi näide, seal need traktori ja hakkeseadme nii-öelda ühilduvusi võib teinekord lahendada mõnikord lihtsa juhtmejupiga või keegi tuleb, paneb sul uuema tarkvaraversiooni peale ja need asjad töötavad. Siis investeeringu poole pealt veel seda, et ma teen nüüd siin reklaamiga selle KK1 meetmele, mis siin käimas on ju, et me Priia konverentsil oleme, et siis neid seadmeid saab ju toetusega praegu mugavalt osta või soetada, et vaadake oma tehnikapark selle pilguga üle ja sealt need täiendavad seadmed sinna panna, sest et siis saab selle poole nii-öelda korda, et on tehniline baas olemas. Siis teine pool on see, et kardetakse, et see on kõik jube ajamahukas. Ma julgen nagu võib-olla teistpidi väita, et sa küll ütlesid ennem, et peaks kontoris tööd rohkem tegema, aga sõltub, kui täpselt sa tahad minna. Ma väidan, et kui inimene, kes üldse ei tee ja hakkab natukene tegema, et siis seda nagu ma arvan ei tule nii palju, et te teete näiteks selle N-sensoriga, et see on juba järgmine täpsusklass, et saab ka ju satelliidi pealt teha või siis nii-öelda teistsuguseid täitsa tasuta kasutatavaid platvorme kusjuures, et sellega algust teha. Lihtsalt tuleb selle kohta uurida, endale see selgeks teha ja siis nende väikeste katsetustega enda põldudel alustada. Ja kolmas pool on koolitus, mis toodi esile, et ei oska kuskilt alustada. Kui meie oleme teinud koolituse või selle saatnud uudiskirjaga välja, siis millegipärast keegi ei registreeri. Aga pange siis palun ennast kirja, tulge ja me õpetame teid, kuidas sellega nagu alustada. Ja lähmegi täitsa süvitsi, lähme sealt ABC-st pihta, mis asju sul vaja on. Et minu arust on natukene otsitud vabandused. Et ma tulen tagasi sinna, et hakkame peast pihta, et teeme selle otsuse, et me hakkame täppisviljelusega tegelema, ükskõik mis kujul ta on, tee või natukenegi, aga hakka tegelema, vaata, mis andmed sul on olemas, kuidas ma saan neid juba kasutada, võib-olla saan Priiagagi selle suhtluse kuidagi lihtsamaks ja sealt hakkab pihta. Okei, ja Andres, sinule võib-olla, et kas on midagi valesti ka läinud või mida sa täna nagu teisiti teeksid, et kui alustaksid või mis suke soovitus oleks alustajatele või mingitest oma vigadest võib-olla võid mingist apsakast ka rääkida, kas on sul üldse seal täppisviljelusega tekkinud või toimunud? Mida valesti? Ikka teed valesti, aga selle peale ei tasu nagu pikalt kinni jääda, tuleb lihtsalt edasi minna, et vaadata, mis oli valesti, analüüs teha ja edasi minna.
aga korraks remark selle Amazon Fendi ühilduvuse kohta, et Amazon Fend tegelikult ühilduvad väga hästi. Seal oli probleem kaartide saamiseks, Fendi terminali ja nende nii-öelda välja saamiseks. Et selles poolt probleem. Aga mis minu arust ütleme, on siuke nagu, ma korra ütlen ühe teema veel ära ja siis vastan. Et üldine probleem on see, et täna jah, mainiti satelliitseiret ja kõike. Neid programme on päris palju juba tekkinud. Igal John Deere'il on oma programm, Fendil on oma programm, Glaasil on oma programm, Jaaral on oma programm, kõigil on neid programme niimoodi ja need andmed ei jookse niimoodi. Et ma tahaks seda, et mul oleks üks programm, mis mul haldab tervet ettevõtet, kõik jookseb nagu nii nagu peaks. Et täna on see probleem. Et ma tegelikult sain teiega ka selle digiauditi siin mingi aeg ja sealt tuli järelduseks, et ma peaks oma traktorparki vahetama hakkama. Jumala õige järeldus ju. Tegelikult ei pea traktoriparki vahetama, et sa saad ka need modemid ja asjad panna sinna olemasolevale pargile peale. Ja, aga põhiprobleem ongi siis see, et mitte kõik ei vaataks nagu oma vaatevinklist, vaid vaataksid seda kui tervikuna, et ma ei teagi, kelle ülesanne see olema peaks või ma tean, Euroopas on neid platvormi pakkujaid ka. Aga ma julgen väita, et seda ei teki. Seda ühtset platvormi just sellepärast, et siis sa hakkad kahtlema sellega, et mul ühest masinast tulevad ühte formaadis andmed, kas need on nüüd võrreldavad sellega, mis mul tulevad teisest platvormist ja siis hakkavad sellised kahtlused sinna tekkima. Ja teine pool on, et ma mõtlen selle John Deere vaatest näiteks, et siis need integratsioonid ja muud asjad, mis on nagu tehtud, et me ei üritagi tekitada platvormi, millega seda agronoomiat teha. Me tahame andmeid koguda. Et see, kuhu sa need andmed pärast viid, mõnda põlluraamatut tarkvara, see on nagu sinu otsus. Aga me ei taha ka minna näiteks väetamise maailma, sellepärast et John Deere ei ole seal, meie ei ole seal nagu tugevad tegijad, me teeme selle liidese ja sealt tuleb see andmed, et ma olen seda toonud ka, et sa Facebookist tahaks võib-olla autot ka parkida, aga sa ei saa, oleks äge, aga ei saa, et sa oled ikkagi parkimise äppi lahti võtma ja kui sa oled sotsiaalmeediat või meili lugeda, siis võtad teise äppi lahti. Kas on omavahel on võimalik suhtlane panna, see on nagu küsimus. Absoluutselt, aga kui sa räägid põllupiiridest, et kui ma teen John Deere'iga põllupiiri ära, et seda sama põllupiiri Fenti saada, siis peab ka natukene ikkagi kuradi vigurdama ja tegema, et see on nagu, et see ei ole kõik nii lihtne. Aga mis siin nagu, kui nüüd veel, et kust alustada ja mis on need probleemid siis nii-öelda olnud. Ma ütleks seda, et need videod, brosüürid, asjad, kõik on ägedad, neid ei tasuks 100% uskuda. Seal on alati sees seda õhku, osad rohkem, osad vähem, aga üldkokkuvõttes asjad toimivad, asjad töötavad ja tuleb lihtsalt minema hakata. Ja nagu siin alguses Meit ja Kristjan ütlesidki, et see tahe peab tulema seest, et see ei saa olla see, et ma ei tea, Priia voor on praegust lahti, et tõmbame sinna pritsid asjad sisse ja küll siis pärast vaatame. Okei, Meit, kiusan sind ka natukene, et väärtuse poole pealt, et kui täpselt need väärtussoovitused on siis ja kas seal on mingid valikuvõimalused ka põllumehe jaoks või et millise väärtusfooniga lähed, et olenevalt siis saagist või on veel mingisugused kateeringud või? No kuidas ma nüüd räägin, et mitte otseselt reklaami teha endale, eks ole. Võid ikka reklaami ka teha, jah. Ütleme nii, et kust põllumees võiks alustada ikkagi täpsetest mullaproovidest, sest mullaproovid on kõige parem investeering. Ma olen kuulnud, varasemalt räägiti Priia proovidest, eks ole. See on nüüd nagu minevik. Nüüd tehakse ikkagi proove enda jaoks. Aga nüüd ongi küsimus, kas need vähem täpsed või väga täpsed proovid, eks ole. Et kardetakse, et see on kallis. Võtame 20-25 eurot, ütleme, proov. Kui me jagame ta hektari hinna peale ära, ta tuleb jämedalt hektari hind 5 eurot, aga see on ju 5 aasta plaan põhimõtteliselt ja see ei ole ju nüüd ainult 5 aastat, vaid tegelikult need proovid jäävad sul ka ajalukku, ehk siis sa näed, mis on sul ajalugu olnud, mida võib-olla eelmine agronoom tegi või eelmine ettevõte ja sa näed, et mis läks hästi, mis läks halvasti, ehk siis tegelikult see on jälle õppimise koht, et mullaproovid on üks esmane asi ja kui nüüd öeldakse, et 5 eurot, eks ole, või et palju ma teenin,
ei, ma ennem ei võta, kui sa ei ütle mulle, et palju ma hakkan teenima. Siis ma ütlen, et kasum on tellija materjalist selles suhtes, et me võime küll piirkonniti ära öelda, et näed, siin on need probleemid kindlasti, seal on need probleemid, aga lihtne juba lupjamine, eks ole. Ma küsin, et palju sa kaotad, kui sa ainult konstantselt lupjad? No ma ei tea, ma ei ole arvutanud. Ma ütlen, aga mis materjaliga sa tegid? No ma ei tea, ma pean uurima, kus paberites oli. Et tegelikult juba lupjamine on selline protsess. Sa teenid sealt juba 1000 eurosid tagasi. Et siin ongi see koht, et lupjamise toetus. Ja. Ma olen ühest küljest nõus, aga no kui põllumees ei lupja, kui tal on vajadus, siis ta ei peaks olema põllumees. Et kui seal on reaalne vajadus, pH on alla 5, 4,5, et ja siis mina pean motiveerima lupjamist. Nagu sulle oleks vaja. Jah, et selles suhtes ja seal enam saak minimaalselt 30%, kui mitte rohkem. Pange siis numbritesse, siis vaadake hetkel tänaste viljahindadega. Et selles suhtes teatud nüansid on väga efektiivsed, aga kui sa lähed järjest veenemaks, järjest täpsemaks, siis seal see kasumi protsent jääb nii väikseks juba, et seal on see, et sa pead arvutama näiteks lämmastiku kilogrammi hind, eks ole. Lämmastiku kilogrammi hind on, näed, nii palju eurosid. Kas on mul mõistlik anda veel sinna see 20 kilogrammi peale või mitte anda? Et vot see on see täppistöö juba. Aga et meil ei ole mõtet rääkida sellest, kui meil on siin pH 4,5 tegemata. Et tööpõld on sõna otseses mõttes lai. Aga kui tulla selle valikuvõimaluse juurde põllumehe nii-öelda otsustada, kas te annate mingeid valikuvõimalusi ka, kas on mingi keskmine programm, ma ei tea, mingi tugevam programm või nõrgem, et on seal mingit loogikat? Vaata, eestlastega on see, et nad tahavad alati ise valida, eks ole. Ja loomulikult me anname valikuvõimalusi. Et seal on valikuvõimalus see, et kas me teeme proovid näiteks 1 hektari kohta, 3 hektari kohta, 5 hektari kohta. See on juba valik, eks ole. Enamasti võetakse keskmine, eks ole. Siis järgmine on see, et kas tal on oma eelistus labori suhtes? On see Metk, on see Jaara, on see Saksa labor, on see Eurofins, ükskõik, eks ole. Et see on jälle tema valikuvabadus. Meil on platvorm, kus need andmed kõik jooksevad kokku ja siis jälle tuleb tema valikuvõimalus. Tema sisestab oma külvikorrad, eeldatavad saagid, kas põhu viib põllu pealt ära, siis milliseid väetseid ta kasutab, kompleks, kompost, vedelsõnnik, lubimaterjalid. Me oleme kogu aeg toeks, me arutame läbi, aga lõppotsuse või valiku teeb ikkagi põllumees ise. Ja siis on jälle see, et mis värvi masinabrändid tal on, see on tema valik olnud, eks ole. Ja siis meie oleme need, kes proovivad või meie peame suutma pakkuda erinevatele värvidele sobivat failiformaati. Just. Okei. Ja kui me siin seda rahateemat natukene juba puudutasime. Kõige olulisem teema, kõige vähem aega selle jaoks. Nojah, jõuame ära. Et milline on see nii-öelda praktiline kasu, et kas on siis rahaline võit, ajasäästlikkus võib-olla mingis mõttes või on lihtsalt põnev teha, et Andres, äkki räägid sellest kogemusest, et kas oled nii-öelda rahaliselt ka tunnetad, et võidad sellest, on seda põnev teha? Meil põllumees on alati põnev, ega siin selles mõttes, iga asi on seal põnev. Aga rahaline võit on, see on suhteline. Et meid puudutas juba seda teemat, et tegelikult see ei ole täppisviljelus, see on agronoomia. Et kui sul muld on korrast ära, ma ei tea, maaparandussüsteemid on korrast ära, ja siis sa tõmbad sinna uipu mingi 300 kilo NPK-d 200 N-i peal ja 4 fungitsiid ja siis vaatad, kurat saaki ei saa. See on õhine põhine põllumajandus. Õhinad peab ka asjas olema. Aga kus ma tahan jõuda, et meil on nüüd, ütleme, et meil on 5 aastat teinud või 6 aastat, jah, juba. Et kus see eelis on, et sa põhimõtteliselt saadki aru sellest, et kas mingi põllunurk on probleem, kas on terve põld on probleem, kas on mingi element üle puuduses, on see elemendi see antagonism ka veel seal, ütleme, et siis sa tead seda veel korrigeerida. Ja ütleme, tulem ongi tulnud sellest, et kui põllul on fosforgaali täitsa okei, siis me sinna panen ainult lämmastikku väetist. Sinna ma panen võib-olla sutsaka seemnega kaasa, et seeme saaks stardi ja rohkem mitte midagi. Seal, kus on juba, ütleme, rohkem puuduses, paned kaardiga juurde vastavalt natuke fosforit, natuke kaaliumit. Ja saagi kaardi pealt on pärast näha, et saak on ühtlane, nii nagu reklaamis lubatakse.
saagikaart on minu arust ainult informatiivne, et selle põhjal saab pärast teha järeldusi, et seda ei saa kasutada väärtuse aluseks. Kui ainult ütleme siis mingi põhu lagundamiseks lämmastiku andmine, see on ainuke koht, kus saaks saagikaarti kasutada. Seal on igasugused muud faktorid sees. Okei. Saagikaartide puhul on see, et nii nagu erinevat värvi kombain, siis nad teevad natukese teistsugust faili ka. Ja muidugi oleks lihtne ju, et sa hommikul vajutad kohviaparaadi tööle ja siis juba samal ajal arvuti töötab ja ütleb sulle ära juba kõik asjad, eks ole, et vahet ei ole, mis masinad sul on, aga ei ole hetkel nii ja ma arvan, et nii ei tule ka. Et tegelikult, kui me tahame saagikaarte kasutada, siis on vaja müra eemaldada ja kõik asjad. Selleks on eraldi ettevõtted, andmetöötlusettevõtted, aga kas põllumehel on huvi ja motivatsiooni sellega tegeleda, et kahjuks nii on. Ma lisaksin veel juurde selle kokkuhoiu kohta, et kui siin just nagu lämmastiku poole tulla selle sensori peale, et siis ise tahaks ka nagu natuke rohkem panna, et vaatad põllus nagu on, siis teed see sensoriga teed selle referentsväärtuse ära ja paneb ära, vaatad, nii vähe pani kuidagi, aga siis nagu usaldad seda süsteemi, et sul mingil määral peab ka tekkima see usaldus selle süsteemi vastu. Et muidugi sa ei saa jätta põldu 50 enni peale, aga see asi peab olema kõik nagu normaalne. Okei, et mingis mõttes ise korrigeerid ka natuke ikka juurde, et siis või ikka 100% usaldad seda sensorit? Ei terve mõistus peab ikka jääma, et nii su toote ja kõike, sa pead ikkagi mingit taseme enne sinna andma ja siis mingid kogused annad sensoriga, mingid paned ühtlaselt, et sa ei saa mingit põllunurka sa ei saa nulliga jätta, et selles mõttes. Ilmafaktor on see, millest me ei pääse ja lämmastiku puhul paratamatult niiskus ja millal sa annad, kuidas sa oma töödega jõuad. 1800 hektarit, ei ootame seda õiget minutit nüüd, ootame. Jah, nüüd võid minna, aga sorry, nüüd jäid juba hiljaks, eks ole. Et ei saa niimoodi, et sa pead neid asju planeerima, võib-olla mõne asja teed natukese varem ja mõne asja teed natukese hiljem, aga et see keskmine oleks hea. Jah. Ja. Ma lisaks võib-olla siia selle kokkuhoiu kohtade poole pealt veel ka nende erinevate tööriistade poole pealt selle, et kus seda aega siis nagu juurde tuleb, on ju. Et on see sama andmete siis liigutamine, kui sa pead pulgaga jooksma või sa ei pea pulgaga jooksma, on ju, kes seda teeb, et kui seda nagu ära mõõta, siis ma arvan, et sealt tekib agronoomile päris palju aega nagu juurde. Ja siis tegelikult vaatama ka ettevõtte sees, kus on nagu agronoomid, et millega need agronoomid nagu päevasel ajal tegelevad. Et kui lõunaringi välja, lõunate laiali vedamisega, siis ma arvan, et on odamaid viisi, kuidas lõunaid laiali vedada, et siis spetsialist, kes on palgal, saaks tegeleda sellega, millega ta tegelikult päriselt tegelema peaks. Et seda me ei pane tihti peale rahasse. Ja sealt me ei oska ka seda arvutada, et kus see kokkuhoid võiks tulla. Ei saa ju tulla, sest ma olen kogu aeg niimoodi teinud, ma maksan talle ju kogu aeg palga välja. Maksadki, aga millega see inimene siis päriselt tegeleb? Ja küsin veel sinu käest juurde, kas kütusekulust ja töötundidest väljendub ka siis see nii-öelda tulu sellest, kui siis täppisviljelusega tegeled, et on siis tekib vähem töötunde traktoril ja hoiab kütust kokku? Seda peab eraldi mõõtma, on ju. Et meil oleks seda hooldust pakkuma, et see oleks võimalik palju tundi vaja teha põllu peal, on ju. Aga tegelikult see nii ei ole. Et kus see võit tulebki, me võime neid erinevaid tehnoloogilisi automaatroolimisest, sektsiooni kontrollist ja kõigest muust nagu siin täpsemalt rääkida. Et tuleb ajavõit, on ju, et vähem aega põllul, vähem pöördeid ja see tänaspäevased lahendused liiguvad sinna, et ütleme, tulevik on see, et meil on autonoomsed masinad. John Deere on selle välja öelnud 2030 Ameerikas, nad sõidavad, täna sõidavad, aga kogu tsükkel on. Aga Euroopasse ei tule, Veel ei tule, aga küll me näeme, et see töö sinna käib, on ju. Ja selleks, et me saaks neid autonoomseid masinaid tulevikus kasutada, me peame piiridest pihta hakkama, et ega ta üle piiri ei tohi see autonoomne masin ka hiljem minna. Et ükskõik, mis värvi neid lahendusi on, et järgmine nädal on ka Saksamaal agritehnika mess, et minge vaadake seal, ma arvan, et on hallide viisi neid autonoomseid lahendusi, mida saab juba tegelikult kasutada ja peale panna. Et see ajavõitselt ja kütusekulu võit kindlasti tuleb, et nagu sa enne mainisid ka, et ma ei tea, tehnuradasid ümber joonistada, töökäike põllul vähem teha, millisest põllunurgast ma peale lähen, et neid lahendusi on olemas. Aga kas seal on see kõige suurem võit, ma arvan, et ei ole, et pigem on see, et kogu see
asi kokku, aeg, väetis või täpsem kasutamine õigel ajal õigesse kohta, nagu need baasteadmised on. Ma korra lisaks siia juurde, et see kütusel kokku hoida kõik, et vaadake oma ettevõtete eelarveid ja vaadake sisendite kulu. Võtke 10% väetistest maha, 10% taimekaitsest, 10% kütusest, et siis te saate need proportsioonid nagu kätte. Et kui palju on võimalik kokku hoida. 10% oli välja sinna. Jah, igalt poolt 10%. see on see number, millega nüüd kõik koju lähevad. Okei, võib-olla on saalis mõni küsimus tekkinud. Ma küsisin konkreetse küsimuse näite varal, et nagu Kristjan ütles välja, et kui RTK signaaliga praegu põllupiir sisse joonistada ja PRIAga see kokku ei lähe, kuidas see käik oleks? Näiteks toome näiteks selle, et me puhastame põllupiirid ära ja meie jaoks nagu haritav pind suureneb. Nüüd ma sõidan selle piiri sisse RTK-ga, kuidas see asjaajamine käib? Ma sain aru, et see failiga saata PRIAsse. Ja ma vastan võib-olla sellele, et saate need piirid joonistada, saate e-PRIAs siis enda ettevõtte alt üles laadida ja sealt tuleb arvatavasti siis põllumassiiv väljaspool põllumassiivi piiri ja sinna selgitusse, siis põllumees peab selgitusse kirjutama, et sinna selgitusse pannagi, et sisse sõidetud RTK signaaliga ja seda menetletakse siis selliselt. Põllumassiivi muudatusena. Jah, et põllumassiivi muudatusena ja... Täna on see nii, aga me oleme arutanud automaatseid lahendusi ka. Et tulevikus muidugi vaatame, et kui hakkavad põllumehed seda kasutama, täna on tegelikult hästi vähesed, kes seda kasutavad ja meil on seda praktilist kogemust on vähe, aga selle pealt me saaksime välja ehitada siis natuke paremad asjad, et see oleks siis, protseduur oleks lihtsam. Aga täna jah, saab teha, et põllumassiivi muudatus ja üle põllumassiivi tuleb ja siis korrigeeritakse see ära. Võib-olla... Peab tulema ikkagi tagasiside, et on aktsepteeritud seda uut põllupiiri. Nojah, PRIAs tuleb see teada, et on aktsepteeritud, jah. Selles mõttes tuleb küll, jah. Me tegime siin katsetusi ja ma ei tea, laadisime üles siis 25% oli see vist, mis läks automaatselt kokku, jah. Sellega, mis oli RTK-ga sõidetud ja mis läksid massiivid, meil oleks vaja natukene sellega edasi töötada ja kellel on need RTK piirid olemas, ärge nüüd päris kohe ka tormake seda ümber muutma, sellepärast et siis tekivad sinna importimisel uued topeltpõllud ja siis olete selle PRIA süsteemi sassi. Aga võib-olla Antoniga ühendust võtta selles osas, et kuidas seda täpselt teha, et me tahaks nagu niimoodi, et see, ma ei tea, 90% sellest, kui sa laadid üles, see on kohe klapib PRIA-ga ja siis ülejäänud on korrigeerimise teema. Et alguses on natukene seda käsitööd rohkem seal vaja teha. Jah, käsitööd on praegu rohkem, aga kui on näha, et seda kasutamist on ja võib ka muidugi minuga ühendust võtta, et võime need asjad koos läbi teha, vaadata ja siis parendada, et see asi nagu toimiks paremini. Põhipoint on see, et sulle ei joonistata varju pealt enam seda põldu väiksemaks. Paratamatult tuleb ette selliseid situatsioone, kus võsa on kasvanud tegelikult põllupiiresse peale ja põlluservade puhastamisega tuleb tegelikult arvestatav maa juurde. Ja muidugi, siis võibki selle niipidi korda teha. Kui ma võin kommenteerida, ma olen ise nende meestega siin selle EDA-projektiga, Eesti digitaalprojektiga seotud on päris palju ja minu huvi selle vastu puudub otseselt, kuna need masinamehed on siin, siis tegelikult ega see on minu meelest PRIA poolt kõige suurem muudatus ja kõige positiivsem muudatus, et nad lähevad seda teed, et RTK muutubki üldse ülemuslikuks. Ja põllumees peab sellega arvestama, et kui nad sisse joonistad, siis mingite koha pealt sa võidad, aga mingite koha pealt sa ka kaotad, kus on teisipidi tulnud, eks ole. Nii et sa ei saa ka seal nagu petta, et iga põllumees peab arvestama, et ta tegelikult fikseerib ju reaalse olukorra, mis põllu peal on. No enne kui põllumees seda tõesanud, ta ju näeb, kas suureneb või väheneb ta põldu. Täpselt nii, aga ta saabki selle muudatuse sisse teha ja nagu Kristjan ütles, et eesmärk oleks jõuda sinna, et mitte 25% põldus ei klapi, vaid ikkagi 80-90% ei klapi. Aga mingid kohad tuleb niikuinii reguleerida, kas siis väiksemaks või suuremaks, aga hea on see, kui sa selle ühe korra ära teed, seda selline ikkagi 1,5-2 sentimeetri täpsusega selle teed, siis nagu sul võsa ühe aastaga peale ei kasva. Et seal näitas ka, et see osad põllud läksid väiksemaks ka, et selles suhtes see, mis põllumassiivi piir on. Ja siin tulevad igasugused muud alad, hooldamata alad nagu juurde, et võib-olla saab traktoriga ei sõidagi nagu kogu, aga toetus saaks rohkem taodelda. Ja toetus saab rohkem taotleda kui harid ja nii edasi, et seal on väikse tagad.
põllusaared segavad neid. See ongi sellised, mida järgi. Jah, näiteks RTK-ga sa sõidad selle põllusaare välja, aga mingitel tingimustel sa saad seda toetust kasutada. Et see ongi see kala. Mul on üks küsimus Andresele. Meil oli jutt, et meil tähendab alustada sellest, et esimene plokk oli meil sellest aja juhtimisest, aja võitmisest, aja kasutusest. Et kas sa tunned, et täpselt põllumajandus annab sulle mingite teiste asjade jaoks ka rohkem aega, et siin oli selliselt 10% võitu kütuselt väärtistelt, aga kas tuleb ka 10% võitu ajalt? Ei, aega ta küll juurde ei anna. Põllumehele mitte. Põllumehele mitte jah, et pigem sealt tulebki see lõpus see rahaline võit, mis korvab selle lisaajakulu. Ma küsisin ka veel Andresega. Ütleme, kui ta täppisviljelusega tegeleb, et erinevate programmidega kokku puutub. Kuidas praegu, mis põlluraamatused sa kasutad ja kas see põlluraamatus, kuidas see sinna päästad nagu tehtud tööid või on kõiki kasutad eraldi nagu siis endal töövihikus? No põlluraamat on e-agronoom, tööarvestus on Terake, masinahaldus on Ecofleet ja nii nad lähevad sealt edasi. Aga ütleme, e-agronoomi lähevad ikkagi sisse põllu keskmiselt. Sa saad pärast välja võtta palju kulustada väetist põllu keskmiselt, et sensoriga või siis mullakaardi alusel ja see läheb sinna kirja. Aga seal ei oleks välja pääsed, ütleme, meil on andmed olemas, põhiplatvorm olemas, et AI, seal tuleks nüüd põllumehel appi, et ta ei peaks, nagu ütleme, väga palju on lihtsalt ümberkirjutamist, ühest programmist teise töökäsu tegemine teise platvormi peale. Ütleme, ideaalselt minu nagu tuleviku, ütleme, ideaalne tulevik võikski olla see, et andmeid sa sisestad ühe korra. Et kas see siis mullaproovi, mis iganes töö, ja see ükskord sisestatud andmehulk sobib nii Priiale, sobib mulle endale, sobib John Deere'ile, sobib Meidule, et ta sobib kõigele. Et see võiks olla see eesmärk. Aga kes seda eesmärki läks vedama? Ja siin on piisavalt tarku inimesi koos, et võtke keegi enda kätte ja tuld. Selle peale ma ütlen sulle nii, et see on, ma olen paarile noorele mehele öelnud, kes siin ülikoolidest tulevad, et teil on äriidee vedeleb praegu maas. Kui sa võtad, ta on Bill Gatesi, kes kunagi garaažis hakkas tegema neid asju ja Windows platvorm. Kas platvorm ei ole küll ja veel, aga mingi üks on domineeriv. Ja seda, et põllumajandus nagu meid ütles, et kõik platvormid saaksid kõik ühtlaseks, seda tulevikus kindlasti ei saa olema. Firmadel jäävad oma erahuvid olema, iga üks arendab mingit asja. Aga see, et üks muutub domineerivaks, see on praegu tegemata asi. No see on sama nagu isobussiga, et isobuss muutus domineerivaks, et täna on ju kõigil see isobusühendus masinad nagu vahel, et ei ole eraldi John Deere pistik, Fendi pistik asjad. Siis on lihtsalt see küsimus, et äkki me kogume neid andmeid valesse kohta. Peaks olema võib-olla mingi andmeladu kõigepealt, mis siis hakkab meid välja sülitama. Et kuhu sa paned erinevate masinate ja erinevate platvormide ilmastiku andmed sisse ja siis sealt sülitame neid asju välja. No ma toon elus sellise näite, näiteks kui kasutate e-agronoomi, te teete tööd ära kevadeks, mis on, aga et seda mehele edasi traktoris saada, tuleb see kõik uuesti ringi kirjutada. Et see, et saaks nagu praegu selliselt see programmi kogu otse saata nagu ütleme traktorisse, sellist võimalust praegu ei ole. Sa mõtled siis, okei, jah, ütleme töökäsk, jah, siis tuleb see eraldi, kas siis ütleme... Mees peab puldist ikkagi valima asjad, et see nagu preset ei saa talle saada. Aga see on aeg ja kevadel meil on kõigil ju ajapuudus. Näiteks nagu sedasi, nagu ütleme, kõik need praegu GPS häiringud. Paned kõik selle täppisviljeluse paika, lähed põllule, GPS ei ole, kõik on lörris. Päev on, ei saa lasta nagu nii minna, vaid ikka ühtlase normiga ära. Ütleme sellise, ja ega siis järgmine päev, eelmine päev on ajast kaduma läinud, ega meil järgmine päev enam rohkem aega ei ole. Ja sedasi ta läheb, sügisel võtad küll, et tegin täppisviljeluse peale investeeringu ära, kõik plaanid tegin ära, aga midagi pole täpselt. Aga signaali ei ole ja täpselt ei saa teha. Aga töö on vaja ära teha, ei ole midagi teha. Oli veel küsimus? Küsiks andmete koha pealt, et te räägite, et iga päev neid andmeid tuleb ja ettevõte võiks siis nagu neid andmeid analüüsida. Aga pigem küsimuse suund oleks see, kui aldis tänasel päeval on põllumees jagamas neid andmeid
kas siis teiste tootjatega, et võrrelda oma tulemust, kas siis riigiga või see on ikkagi sihuke natuke tabuteema? Kas see on ikkagi nagu nii-öelda võib-olla küsimus põllumehele, kui hästi sa oled nõus noh, riigiga igasugused andmeid jagada, noh see on jah, minus on kerge skepsis, aga mina olen avatud selles mõttes, et kui see nagu andmete töötlemine, kõik see toimub läbipaistvalt, sest noh, mina tegelikult tahaksin ka teada, ütleme, täna sa vaatad põhimõtteliselt oma finantsandmeid ja võrdled samasugust ettevõtet ja vaatad, okei, kuidas ma nagu KPI-de suhtes olen. Aga kui olekski näiteks, ütleme, mingi külvijõudlus, kulud nisu kohta sellel põllul, noh kõik siuke ja need andmed jookseks kokku, muidugi ma tahaks võrrelda. See oleks väga hea nagu siuke nagu näha. Ja siis seda paremini sa saad enda ettevõtted analüüsida, kus on need nagu, kus ma teen midagi valesti. Sa oled ka muidugi eesrindiga, aga nagu laias foonis enamus ettevõtteid. Ma ei oska laias foonis nagu öelda, eks neid ettevõtted on erinevaid ja asju. Siin oskab Priia kommenteerida, kuidas nendega jagada tahetakse asju? No need, mis meil on kohustuslik, et peavad jagama, et jõuga. Siin need Karel ütleb äkki, kuidas... Kohustuslikkuse mõte ongi väga hea tähelepanek, et kui see on kohustuslik, siis ei taha, on ju. Ja siin on nüüd see võtmekoht, mida Priia üritab muuta kogu riigis, ehk siis kui andmed on väärtuslikud, uskuge, siis tahab ka põllumees neid anda, ehk sealt andmeanalüüsi väärtuslikku tagasi saada. Ja see on see võtmeküsimus, millest mina olen üritanud alates siis Terekese ajast, algusajast kogu aeg rääkida. Sealhulgas Priiale, ministeeriumile, Maaülikoolile, et põllumees annab oma andmeid, olen ka endine põllumees, siis kui ta saab sealt väärtuslikku info ehk konkurentsi eelise tagasi. Kui ta seda ei saa ja see on kohustusliku eesmärgiga, ma ka ei anna. On lihtne. Või siis teine pool siia, et see on ka Priiale võib-olla, et toetusmeede on ju. Nagu sa ütlesid, et paneme mingi raha sinna, üks asi on see, et sa saad info tagasi, aga teine asi ka nii-öelda, et kes on rakendanud neid, me võime siia tuua mitmesuguseid dimensioone, et keskkonnahoid ja kõik muud asjad, et kes on neid täppisviljeluse asju, praktikaid rakendanud, saab rohkem toetust, mitte et me ei võta talt ära kedagi midagi. Ajakirjandus, me anname kogu aeg signaali, põllumajandus läheb nii halvasti. See on ka lahendus, aga see on sandi, kepi, abi, tugi. Aga parem oleks see, et kui ikkagi sellele andmel tekiks väärtus. Ehk siis tekib päriselt nii-öelda see soov andmeid vahetada. Jah, see on hea mõte. Aga on veel saalis küsimusi? Ei ole, siis võib-olla esinejad tahavad veel midagi täiendada. Ei taha. Et võtame siis kokku ja loodame, et igaüks sai siit midagi, et võib-olla kes pole algust teinud, et teeb alguse ja on mõte, kuhu mõlgutada. Et aitäh esinejatele ja aitäh kutsumast. Aitäh. Aitäh.